Tervist, olen Margus Raha, töötan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis maavarade osakonnas, olen ka geoloog ja olen ka Eesti maavarade komisjoni esimees. Ja ma nüüd, olles küll geoloog, ma sellisesse spetsiifikasse ei hakka laskuma, ma räägin nagu üldist riigipoolset vaadet. Siin on väga palju asju juba ära öeldud, mis on ka tegelikult minu slaididel, eks ma siis jooksin üle sellest. Naljakas näeb seal välja, selle osa asja peitu läinud. Aga ettekande sisust ma räägin, kuidas siis meie riigi poolt näeme, kus tegeletakse meil maapõuega, millised on väljakutsed ja mida toob lähitulevik. Kõigepealt kerge kurss ajalukku, et siin osa saalis viibijatest olite kindlasti selle dokumendi koostamise juures, see on siis maapõuepoliitika põhialused aastani 2050, mis on selline siis esimene Eesti riigi nagu suur maapõue suunav arengudokument, mis käsitleb nii maavarasid, maapõue kui maatuge, maapõue kui ehituskeskkonda, põhjavett ja ka maasoojust. Ja vastu võeti siis ta 2017 suvel juunikuus. Nüüd mõningad tähtsad daatumid veel, et aastal 2020 samuti suvel 3 aastat hiljem siis võeti vastu siis Vabariigi seaduse muudatus, kus muudeti siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kirjeldust. Ehk siis jaotate ära siis, mida teeb Keskkonnaministeerium, osa asju Keskkonnaministeeriumi kätte, nagu Keskkonnaametil on siis geoloogiliste uuringute lubade loastamine näiteks ja kaevandamislubade andmine ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tuli siis tähtsamad asjad on näiteks maavarade vajaduse prognoosimine, maavaradega seotud sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine ja riiklike maapõuealaste uuringute läbiviimine. Ehk siis meie alla kuulub ka Eesti Geoloogiateenistus, mis loodi siis 2018. Ja siin juba räägiti nendest uuringutest, Lauri just lõpetas uuringu selle 3 aasta, nüüd alanud 3 aastane uuring Geoloogiateenistuse poolt, mis viiakse nüüd läbi. Ja meie siis koordineerime ja rahastame Geoloogiateenistuse tegevusi. Ja üks tähtis daatum veel, veebruar 21, loodi maavarade osakond. Meil väike ja tubli maavarade osakond, kõigest 3 inimest, et me peame siis kogu seda kompotti haldama. Ja nii, lähme edasi. Ja mida me teeme siis MKM-is, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis? Meil on nagu 4 laiemat suunda. On üks, mis puudutab ehitusmaavarasid, taristuobjekte, nende varustuskindlust ehitusmaavaradega, aga ka ehitusmaterjalide tööstust. Teine etapp, mis puudutab just tänast teemat, on tulevikumaavarad või nimetame neid, osad neist ei ole veel maavarad, võivad saada maavaradeks. Uuringud ja siis võimalik edasine kasutamine. Siis tegeleme ka mainekujundusega, kui hästi see meil õnnestub, ja ressursside kasutamisega seonduva sotsiaalse vastutusega. Ja 4. tegelikult uus teema on, mis meil on, ma olen pannud siia muud teemad, see on näiteks geotermaal. Meil on kaks projekti praegu käimas, üks on see kesksügavusega geotermaali uuringud ja teine on Kvaternari põhjavee geotermaalse potentsiaali uuringud. Siis maapõuepoliitika rakendamine MKM-is. Juba mainisin, tegeleme uurimise ja kasutamise koordineerimisega ning rahastamisega ja suuname siis Eesti Geoloogiateenistuse tegevust. Osaleme ka seadusloomes, mis puudutab maapõue ja maavarasid. Kohe ma järgmiste slaidile mainin kõige suuremat muudatust, mis on praegu maavarade seadusloomest tulemas.
tegeleme planeeringute, uuringulubade ja kaevandamislubade kooskõlastamisega. Meie käest küsitakse kooskõlastust Keskkonnaameti poolt, kui taodeldakse mingile alale kas siis uuringuluba või kaevandamisluba. Ja siis me hindame, kas meil seal on riigi huvi või ei ole riigi huvi. Samuti me arvestame kvartaalset põlevkivi turba ressursitasusid ja osaleme ressursitasude analüüsidel ja prognoosime siis maavarade vajadust. Nüüd korraks kiirelt, mis puudutab nüüd ehitusmaavarasid, et me saame sisendit meie suurimatelt Eesti ehitusmaavarade tarbijatelt, kelleks on siis hetkel on siis Transpordiamet ja ka Rail Baltic ja ka väiksemal määral siis ka kohalikud omavalitsused ja Eesti Raudtee. Siis nüüd üks uuem uudis on see, et märts 23 siis ehk siis käesoleval kuul siis minister Sikkut allkirjastas siis uuendatud varustuskindluse hindamise juhendi. Ehk ennem juhend oli Keskkonnaministeeriumis ja oli välja antud siis kantsleri määrusena või all. Ja nüüd ta tuleb nagu MKM-i, sest et me siiski selle juhendi järgi hindame vajadust ehitusmaavarade järgi. Ja see on nagu meie tööjuhis. Nagu te teate, siis käimas on siis erinevates etappides siis maakondade ehitusmaavarade teemaplaneeringud, hetkel on siis Harjumaa teemaplaneering, hakkab nagu jooksma ja tulemas on Rapla ja Pärnumaa. Samuti nüüd osaleme maavarade kaevandusõiguse tasutussüsteemi muutmisel või ümbertegemisel. Ehk siis meie ettepanekud on arvesse võetud, need 2 tükki, mis järgnevad, et ühtlustada samaväärsete maavarade tasumäärasid ja siis, mis nagu omavalitsustel peaks nagu rohkem puudutama, on see, et me oleme pannud ette, et omavalitsused saavad suuremat osa nendest ressursitasudest, sest praegu on liivadest, kruusadest on see protsent suht kõrge, 80 keskmiselt, aga näiteks lugekivi puhul on 24, et me tahame ka seal tõsta 70 peale selle. Et omavalitsused saaksid rohkem raha. Nüüd edasi tulevikumaavarades, sellest on täna palju räägitud. Ma siin osades slaides lähen siis kiiremini üle. Kõigepealt siis, ma ei tea, seda tabelitest ei olnud või seda diagrammi. Euroopa Liidus on nimekiri 30 kriitilist tooret. Ameerika Ühendriikides on näiteks 50 on nendel listil. Ehk miks ta kriitiline on, ehk see tähendab siis ühelt poolt on kõrge varustuskindluse risk ja teiselt poolt neid on väga vaja. Ja see nimekiri on nüüd ülevaatamisel sel aastal, et tõenäoliselt tuleb ta sel aastal lõpuks uus nimekiri, aga hetkel on selles nimekirjas 4 või 5, kuidas me võtame kerged haruldased muldmetallid ja rasked haruldased muldmetallid, me võime ka haruldased muldmetallid lihtsalt kokku võtta ja siis veel magneesium, vanaadium ja fosforiit, mida on siis ka meil Eestis. Ja siis see 4. mis ma ütlesin muud, et geotermaalne energia pilootprojektid ja samuti juba räägitud siis need süvapuuraugud, kus ka Leho näitas seda slaidi, kus siis leiti meil kulda muu hulgas. Mida siis veel meelde jätta? Palju on räägitud, et rohepöördega kasvab haruldaste muldmetallide vajadus maailmas. Siis meie fosforiit neid sisaldab, te nägite, kuulsite, kus ta sisaldab rohkem, kus vähem. Ja hetkel siis parimate tehnoloogiate leidmisega nende eraldamiseks hetkel tegeletakse. Nüüd paralleelselt me kaardistame Eesti jaoks sobivaid kontsessioonimudeleid selle, kui võtame selle rahvusliku rikkuse kasutusele võtuks. Ma kontsessioonist natuke hiljem mõned sõnad räägin.
Ja me eeldame siin Eestis, et kui me hakkame neid varasid kasutama, siis me ei hakka neid Rail Balticuga välja vedama, nagu siin aeg-ajalt sotsiaalmeedias ja muus meedias ringlevad kuulujutud, et me ikka mõtleme kohapealsele väärindamisele. Probleemid. Ja tahan rõhutada, neid ei ole ainult meie probleemid. Need probleemid on pea igas Euroopa riigis. Tõenäoliselt Põhja-Koreas ei ole neid probleeme, aga meil need on. Et on vastasseis maavarade kaevandamise ja vajaduse ja kaevandamise vastase hoiakute vahel. Kaitsealad, saan aru, kaitsealasi on vaja, aga tihti tehakse ka kaitsealasi eeldusel, et sinna tuleb tõenäoliselt kaevandamine, nüüd loome selle kaevandamise vältimiseks kaitseala. Ja ütleme, võib-olla see viimane see lause enam ei olegi nii aktuaalne, sellepärast, et see huvipuudus maavarade, tulemiku maavarade suhtes on kasvanud, siin on mitu tegurit, see on Venemaa agressioon Ukraina vastu, see on enne seda juba juhtunud energiakriis, et on aru saadud, et kas või praeguse elustandardi säilitamiseks on meil maavara siiski vaja, et ilma nendeta me kahjuks kuidagi toime ei tule. Ja mis me toob lähitulevik? Ma korraks mainisin seadusloomet, praegu hetkel on muutmisel maapõueseadus, seda koordineerib siis Keskkonnaministeerium, on alustatud siis väljatöötamiskavatsust ja on loodud erinevad rühmad, kuhu on kaasatud väga laiad osapooled, sealhulgas kohalikud omavalitsused, on loastamise töörühm, on kontsessiooni töörühm, on korrastamise töörühm, üks oli veel, 4 tuli veel. Planeerimine. Väga hea. Et siis sinna saavad nüüd kõik need osapooled veel ettepanekuid anda. Mul on 2 minutit aega veel. Siis on olemas keskkonnavaldkonna arengukava, on elukeskkonna arengukava, mis on natukene teisest vaatevinklist kui keskkonnavaldkonna arengukava koostamisel. Siis on maapõuesoojuse rakendamise uuringud, mainisin juba, meil on ka koostamisel hea tava kokkulepe, kus on siis 3 osapoolt, on kohalikud omavalitsused, riik ja ettevõtjad või ettevõtjate liidud. Ja tahame hakata välja andma vastutustundliku kaevandaja auhinda. Ja nagu te teate või ei tea, või osad teavad, et eelmisel nädalal siis Euroopa Liidust tuli kriitiliste toormete määruse eelnõu, mille siis võtan hästi lühidalt kokku. Idee on selles, et kui praegu Euroopa Liit on teatud kriitiliste toormetega kimpus, kuna need tulevad riikidest, pehmendades ebasõbralikest riikidest või riikidest, kus on kaevandamisel on keskkonnatingimused põhimõtteliselt olematud või lapstöö kaevandavad, et tagada see Euroopa Liidu varustuskindlus nii kohapealse taaskasutamisele, kohapealsele kaevandamisele ja lisaks lepped sõbralike riikidega, no näiteks Kanadaga, Austraaliaga. Kontsessioon on siis põhimõtteliselt kaevanduse võõrandamine enampakkumise teel riigi poolt määratud tingimustel. Me algselt planeerisime seda kontsessiooni nagu, et see tuleks nii-öelda tuleviku maavaradele, aga praegu osad omavalitsused on ka välja käinud, me võiks seda rakendada ka näiteks paekivile. Aga see on kõik veel arutusel. Ja eesmärk on tagada siis riigile juhtroll ressursikasutuse tingimuste määramisel ja teenida nendest ressurssidest ühiskonnale maksimaalselt hüve. Ja kontsessioon siis võimaldab valida riigil partneriks parim arendaja, kes siis arvestab nii sotsiaalmajandusliku, keskkonnakaitse kui julgeolekualaseid aspekte.
Ja riigi eesmärk selle kontsessioonil on nagu ma ütlesin, leida parim võimalik tehnoloogia arendaja. Ma nüüd jooksen siit sellest slaidist üle. Siin on oluliselt tagada mõjutatud elanike kaasamine protsessi, ehk siis tagada kohalikule kogukonnale maksimaalne kasu maavarade kasutusele võtmisest. No selge see, et tuleb kahju, aga see kahju tuleb leevendada. Ja kuidas me edasi lähme siis? Et proovime luua siis ja kinnistada Eesti ühiskonnas arusaam, et maavarade tark kasutamine võimaldab minimaalsete keskkonnamõjudega ühiskonda arendada ja jõukamaks muuta. Me ei saa kuidagi ilma maavaradeta ja need on seal, kus nad parasjagu on. Ja näiteks Rootsi maavarade strateegia ütleb, et igasugune rohemajandus ilma maavaradeta ei ole võimalik. Tahame elektriautosi, üks uus elektriautosse läheb umbes 7 korda rohkem maavarasi kui praeguse tavalisse fossiilkütusega masinasse. Tuulegeneraatorid, need raportid on, millised maavarasid ja palju me vajame, on täitsa sellised olemas, et ka Rahvusvaheline Energeetikaagentuur on need ilmutas neid eelmise aasta mais. Ja rääkimata siis oma igapäevastest asjadest, minu see neodüümi sisaldav stopper, mis ütleb, et mul on juba 2 minutit üle aja ja meie laptopid, meie televiisorid, et me kõike seda tahame kasutada, aga me ei saa neid kasutada ilma maavaradeta ja britid on välja arvatud, näiteks kui võtame vase, mis vasetraat jookseb ka siin arvutis sees, et kui me kogu vase iga aasta ümber töötleksime, siis meil oleks vaja kaevandada juurde umbes 17 miljonit tonni vaske iga aastaselt juurde. Lõpetasin, aitäh!